Tere, hea kuulaja! Täna oli mul selline mõte, et võiksime vaadelda täiesti teisest vaatenurgast, mitte millegi tegemist või siis jällegi vastupidi millegi kasulikku tegemist. Et kui eelmisel nädalal ma rääkisin sellest, kuidas tänapäeval levinud standard 8-tunnine tööpäev on minu arvates tööstusajastu ja tööstusrevolutsiooni igand, mis enam täiesti tänapäeva inimese arengu ja vajadustega ei ole kooskõlas. Et see sama kuvand, et toota, olla produktiivne, olla kasulik, see sama süsteem, kuidas ühiskond on siiamaani töötanud, viib meid selleni, et ma arvan, et nii minul kui võib-olla ka sinul teatud eluolukordades või teatud momentidel oled tundnud või on, nagu öeldakse nii, et mis ma siin niisama istun või et nüüd peaks ikka midagi kasulikku tegema või et kuidas ma siin niimoodi lihtsalt lebotan. Et vaatame läbi human designi vaatenurga, et aga milline võiks olla tegelikult see produktiivsus? Kas ka puhkamine võib olla tulus ja kasulik? Miks meil on vaja puhata, mitte midagi teha ja kuidas selle produktiivsus väljendub läbi human designi vaatenurga? Esimene asi, mis mul kohe meelde tuleb, on see, et minu energiatüüp on generaator. Kiiresti käin üle, kes võib-olla on uuemad siin human designi maailmas, et human design on siis selline eneseavastussüsteem, mis räägib sellest, kuidas mehaaniliselt meie energiaväli suhestub end ümbritseva keskkonnaga. Ja meil on olemas 5 erinevat energiatüüpi, need on generaator, manifesteeriv generaator, manifestor, projektor ja reflektor. Minu energiatüüp generaator on selline, kes tunneb rõõmu ja naudingut sellest tööst, mis talle tõeliselt sära silma toob. Generaatoril on väga palju energiat ja sellist toimetamisenergiat ja loomisenergiat, aga ainult siis, kui ta teeb seda, mis talle päriselt meeldib. Ja kui ta peaks tegema vastumeelselt midagi, mis talle ei meeldi, mis talle naudingut ja rahulolu ei paku, kui ta väsib ära, sest loomulikult ka generaator varem või hiljem väsib ära, et see ei tähenda, et tal seda energiat nüüd nii palju on ja ta üldse puhkama ei peaks. Kui ta ära väsib, kui ta teeb midagi, mis ei ole tema enda vajadustega kooskõlas, siis kerkib esile generaatori mitte mina tunne. Igal energiatüübil on oma mitte mina tunne ja generaatoril on selleks frustratsioon, see on selline väga tugev pingeseisund ja siis meie hakkame seda välja kiirgama, meie generaatorid ja manifesteerivad generaatorid. Et kui me nagu neid nauditavaid asju teeme, siis me kiirgame välja elurõõmu, päikselisust, see on selline nakkav energia, mida teised mittesakraalsed olendid ehk siis projektorid, manifestorid ja reflektorid tunnevad ja nemad saavad ise seda energiat ära kasutada, sest et tegelikult generaatorid on sakraalsed olendid. Kui sa võtad ette selle human designi kaardi ja seal keskel on üks punane ruudukene, et see on sakraalkeskus. Meil on see defineeritud generaatoril ja manifesteerival generaatoril. Aga kellel see on defineerimata ehk seest valge, nemad saavad seda eluenergiat ümbritsevast keskkonnast muutuvalt, vahelduvalt, et generaatorid ja manifesteerivad generaatorid võiksid endale teadvustada, et nad on väga tähtis energiaallikas siin maailmas. Ja kas me tahame välja kiirata seda eluenergiat, rõõmsust ja seda, mis nagu aitab teistel ka edasi areneda või seda frustratsiooni. Et puhkus tuleb mängu siin, et generaator, manifesteeriv generaator, taju ära, millal sina ka väsid, et ei pea kogu aeg sihikindlalt edasi rühkima. Et kui hakkad juba vaikselt tundma sellist
pinget ja frustratsiooni, siis tuleb pidurit tõmmata ja enda akud täis laadida. Et kes nüüd on projektorid ja manifestorid, reflektorid, võivad kindlasti kinnitada, et nad tajuvad seda frustratsiooni. Nad võtavad seda vastu ja mina ei tahaks küll maailmasse levitada mingit ebameeldivat pingeseisundit, kui mul on võimalik hoopis midagi säravamat luua. Generaator ja manifesteeriv generaator ei ole lihtsalt tööhobune. Et ta on ikkagi tulnud siia, et rõõmuga ja naudinguga luua. Ja see töö võib olla loomulikult ka looming. Aga ei tasuks ära unustada siis nii-öelda igapäevakohustuste kõrval ka lõbu, mängu, mängulisust, hobisid. Sest et mida enam sa teed neid asju, mis sind sütitavad, seda enam sa saad ise ka energiat juurde. Ja kui öeldakse umbes, et näiteks, et sul on mingi päevakava ja mingid ülesanded vaja ära teha, et tee kõigepealt see ära, mis sulle üldse ei meeldi, et siis sellega on õhtal ja mis täna tehtud, see homme hooleta ja siis saad selle mõru tableti alla neelata ja sellest enam ei pea sellele ei pea enam mõtlema. Aga kui läheneda sellele nüüd teisest küljest, et see ju näiteks generaatoril, kui sa teed midagi vastumeilt, see tõmbab energiat maha ja siis sul ei ole enam üldse millegiks tahtmist ega soovi. Et kui vaadata vastupidi, et teen kõigepealt selle asja ära, mis mulle hullult naudingut pakub ja hullult meeldib. Ja siis läheb see ebameeldiv või lihtsalt asi, mis tuleb ära teha. Oletame, et mul on vaja nõud ära pesta, et see ei ole minu puhul mingi hullult naudingut pakkuv tegevus. Aga kui ma olen enne teinud midagi, mis mulle päriselt meeldib ja siis muuseas saavad ka nõud pesta. Manifestorid. Miks on manifestoritele tähtis puhkus? See on täiesti omaette toimimisviis. Manifestorid on siis iseseisvad ja väga innovatiivsed algatajad, kelle roll on tuua siia maailma midagi täiesti uudset, mida veel pole olnud ja lükata käima uusi asju. Ise sel juures mõistes, et tema ülesanne ei pruugi olla kõike seda lõpetada. Et manifestor algatab, aga siis kaasab teisi ressursse informeerimisega. Ja manifestori energia muster, ütleme siis niimoodi, on toimida läbi erinevate tsüklite. Et kui manifestor on piisavalt puhanud, siis tuleb talle ette selline spontaanne loomissööst. Ehk mingi periood, kui ta on võimeline väga palju ära tegema ja tõesti ütleme siia ilma sünnitama mingeid uusi asju, millele järgneb alati puhketsükkel. Et manifestori energiamuster ongi algatamine, see sööst ja siis seejärel puhkus. Ja mõlemad on vajalikud. Et ka siin puhul manifestor peab puhkama, sest muidu ta ei saaks seda uut algatussööstu. Nii palju, kui ma olen kuulnud, siis manifestorid, mõned ongi hädas sellega, et nad ütlevad, et loevad raamatust, et tal peaksid mingid algatussööstud ja mingid spontaansed loomisperioodid olema, aga nad ei tunne neid ja neil ei ole neid. Ja tihti ongi põhjus selles, et nad ei võta seda puhkuse tsüklit omaks ja vastu, et ta tõeliselt siis ongi seal voodis mitu päeva või kõik need asjad, mida meie igapäevane ühiskonna struktuur ei luba. Et kui sa käid esmaspäevast reedeni 8-5 tööl ja siis sul ei ole võimalust seda puhketsüklit sinna võtta. Aga mina loodangi väga, et nüüd hakkavadki vaikselt asjad muutuma ja inimesed näevad, mis nendele päriselt hea on ja kuidas päriselt asjad töötavad. Et hakata vaikselt muutusi tegema. Generaatorid, sinu jaoks on puhkus väga produktiivne, sest siis oled sa valmis jälle maailma midagi uut ja ägedat sünnitama. Ja kolmas asi, mis mulle kohe pähe torkas seoses sellega, et peaks kogu aeg midagi tegema või kuidagi surve on asuda asja kallale, on emotsionaalne autoriteet.
Human Designis peale energiatüüpide on veel selline asi nagu autoriteet ehk meie sisemine kompass, mis aitab õigeid otsuseid langetada. Igal energiatüübil on oma strateegia, mis näitab, kuidas elus asju lihtsamalt juhtuma panna, toob sinule need võimalused, pakkumised, olukorrad, aga kuidas ära tunda, et see pakkumine või olukord päriselt sinu jaoks on, kuidas otsustada, mis edasi teha. Selleks ongi igal inimesel oma sisemine autoriteet, oma otsustuskoht, oma sisemine kompass. Mina kutsun neid Human Designi kuldseks kolmikuks ehk siis energiatüüp, strateegia ja autoriteet. Et see on kindlasti see kolmik, millest alustadagi oma Human Designi ja eneseavastusteekonda, sest et see võib tunduda väga lihtsana, aga seal on nii palju huvitavat, millega praktiseerida, eksperimenteerida, katsetada, et kuidas see siis päriselt elus rakendub ja käima läheb. Aga tulles tagasi siis selle emotsionaalse autoriteedi juurde, see on otsustuskoht, mis on kõikidel inimestel, kellel on defineeritud energiakeskus. Kui sa võtad ette oma Human Designi kehakaardi, siis vaatad, seal paremal pool on üks kolmnurgakene ja kui see on seest värvitud, emotsionaalne keskus on defineeritud või seest värvitud, mitte valge, siis on sul emotsionaalne autoriteet. Mida see tähendab? See tähendab seda, et selleks, et vastu võtta endaga kooskõlas ja enda jaoks tervislikke õigeid otsuseid, tuleb sul ära oodata emotsionaalselt neutraalne punkt. Defineeritud emotsioonide keskusega inimesel on siis pidevalt mingi emotsionaalne lainetus üles-alla ja see on täiesti loomulik, et tal on oma mingi emotsionaalne muster, lainetus. Ja kui nüüd teha otsuseid sel hetkel, kui sa oled seal kuskil haripunktis, on tuju väga hea, tuju väga melanhoolne, ei ole seda selgust, et ikka veel mingi emotsioon töötab, protsessib, et siis on väga lihtne emotsiooni ajal teha otsuseid, mida hiljem on vaja kahetseda. Et mulle on rääkinud kliendid ja et on nagu näinud tagantjärgi oma elust, et kui ma olen rääkinud, et jaa, sul on see emotsionaalne autoriteet, et jaa, see on täiega minu kohta, et jaa, et nipp on siis see, et võtta lihtsalt aega mõtlemiseks. Ütlegi, et kui keegi sulle midagi pakub või kutsub kuhugi, et las ma mõtlen natuke. Kui on mingi väiksem asi, sõbranna kutsub kohvile, siis oota, ma helistan sulle poole tunni pärast tagasi. Kui on mingi suurem otsus, töökoha valik, siis las ma võtan 2 päeva aega. See on individuaalne, et kellel see võtab päev, kuidas kellelgi. Minul endal seda autoriteeti ei ole, nii et ma võin lihtsalt rääkida teiste kogemusi kuuldes, et mul seda isiklikku nagu kehalist kogemust ei ole. Aga jah, oota ära see hetk ja see neutraalne hetk ei pruugi tähendada siis 100% selgust, aga see on lihtsalt selline neutraalsus. Et see võib olla nagu väike ikkagi paar protsenti ebakindlus, aga su keha on kõik need emotsioonid ja stsenaariumid läbi mänginud selle otsusega seoses. Ja siis saad öelda oma jah või ei. Järelikult ei tasu alati asuda käiseid üles käärima. Et siin puhul samuti produktiivsus väljendub selle ootusena, et sa ootadki rahulikult. Et selle asemel, et hiljem mingit valesti läinud asju ümber teha, see ju võtaks palju rohkem aega ja energiat ja ressursse. Ja samuti see ootus nii mõlemapoolne, et nagu sa ise siis seedid selle otsuse läbi, ootad oma emotsionaalset selguskohta ja teine osapool, kes on sulle pakkumise teinud ja ootab, selle koostöö või otsuse väärtus tõuseb läbi ootuse.
et sa ise saad teha endaga kooskõlas otsuse ja see teine osapool tegelikult, kui ta ootab selle vastuse ära, see näitab ka, et tal on ka tegelikult tõsi taga ja ta ikkagi hoolib sellest sinu vastusest. Et kui on näha, et võib-olla keegi ütlebki, et sa nii kaua läheb sul aega, et me lähme ise oma asjadega edasi, see juba näitab, et see ei olekski sinu jaoks õige asi olnud. Et pigem oodata ära see väärtuslik hetk ja siis on kõigi osapoolte jaoks kindel otsus. Mulle meeldib mõelda, et mõnikord on parim asi, mis sa üldse teha saad, lihtsalt aeg maha võtta, tuua end tagasi rahu hetke ja võtta see puhkehetk või see selguse hetk. Et me ei ole loodud siia kogu aeg tegutsema, nagu klassikalises mõttes produktiivne olema. Et see aeg on möödas, et julge olla sina ise ja jääme kuulmiseni.